Meeleolu on pidulik ning täis rõõmu ja tähistamist. Jah, olen täna kuulnud poliitikutelt ja paraadil osalejatelt umbes sama sõnumit. Keskendume vähem sellele, kes ei ole siin ja rohkem sellele, kes on kohal. Ja täna on siin rekordiline rahvahulk, nagu oodatud, rekordarv osalejaid. Ja valitud ametnikud, kes on varasematel aastatel kohal olnud, tulid ka seekord kohale. Kuberner Kathleen Hochul allkirjastas täna varem seaduseelnõu, mis läbis osariigi seadusandliku kogu ja loob usuliste asutuste ümber kaitsetsooni, et hoida eemal agressiivseid meeleavaldajaid. Isegi poliitikud, kes on muutunud Iisraeli valitsuse suhtes üha kriitilisemaks, nagu senati vähemusliider Chuck Schumer ja esindajatekoja juudi fraktsiooni dekaan Jerry Nadler on samuti siin kohal. Nad ei jäänud küll kogu ajaks, kuid vähemalt käisid nad kohal ja ütlesid paraadi juudi kogukonna ning siinsete Iisraeli toetajate kohta üldiselt positiivseid asju. Nii et kuulake, Zora Ramdani ei ole siin. Kõik teised on kohal ja tähistavad täna pidustusi. Siin ei ole ainult juudi Iisraeli toetajad, vaid ka kristlikud sionistid, kes on alati kohal. Aga esimest korda on siin ka moslemi delegatsioon ja druusi delegatsioon, mida juhib endine Iisraeli kommunikatsiooniminister Yuval Rivlin, kellega me rääkisime enne tänast paraadi. Kuulame teda ja tema delegatsiooni. Meie Druze Nation Globali lobirühm Ameerikas ja kogu maailmas tuleme siia, et öelda üht asja. Iisrael ei seisnud üksi. Mitte ainult juudid, vaid ka druusid, kurdid ja kõik vähemusrahvused Lähis-Idas seisavad Iisraeli kõrval, toetavad Iisraeli. Minu meeskonnaga tuleme siia suure uhkusega, et selles toetuses kaasa lüüa ja me teeme seda iga päev, iga kuu, iga aasta, igavesti. Ja see pole ainult Iisraeli druusi. Me näeme Jordaania, Liibanoni, Süüria druuse. Kõik ühinevad siin selle pingutuse nimel. Absoluutselt. Minu kõrval näete Süüria druuse Sveidast, kes hakkab osalema Pendis piirkonnas, toetades Iisraeli nii, nagu Iisrael toetab neid. Nii et me tuleme siia, et valjuhäälselt öelda, Sveida on Iisraeli poolt, druusid on Iisraeli poolt, Liibanonist, Süüriast, igalt poolt. Ja isegi New Yorgi linnapea ei suuda seda suhet muuta. Iisrael on parem kui kõik need valed, kellest New Yorgi linnapea Iisraeli vastu räägib. Tänase paraadi teema on uhked ameeriklased, uhked sionistid. Sellepärast näete siin nii palju Ameerika lippe ja tavaliselt näeb neid ka üldiselt Iisraeli toetavatel meeleavaldustel. Täna rääkisime varem Iisraeli suursaadiku ÜRO juures Danny Danoniga ning ka Ameerika sionistliku liikumise juhi Herbert Blockiga. Nad ütlesid, et näevad siin samu asju. Suursaadik Danon ÜRO juures, Herbert Block ja teisedki hakkavad nüüd nägema, et resolutsioonide ja muu kaudu ütlevad üha rohkem riike ja kogukondi. Hei, me hakkame nüüd mõistma, millist ohtu Iraan kujutab mitte ainult Lähis-Idale, vaid ka ülejäänud maailmale. Me nägime, kuidas nad seni sõja ajal kogu piirkonda ründasid ja hakkame mõistma, et Iisrael on seal Lähis-Ida kaitsmisel oluline roll. Et see terrorism ja agressioon ei jõuaks siia tagasi. Nii et tänane teema on taas uhked ameeriklased, uhked sionistid. See ei puuduta ainult seda, mis siin toimub. See puudutab ka seda, mis toimub sinu kandis, Natasha.